No jau, hakkame E46 kupee katuse vormi tegema. Värvisin katuse ära vahepeal. Nüüd oleks vaja vesilihviga üle tõmmata. Mõned sellised tolmukübemed asjad on, et saaks vormi jaoks nagu hea pinna. Lihvime üle, siis poleerime ta ära. Ja siis hakkame vormi jaoks neid plantsi ehitama. Ma ei tea, kui hästi kaamera pealt see ei fokusseeri neid ära, aga siin on mingid tolmukübemed. Selles mõttes väga mingi oluline ei ole see visuaalne pool, milline ta peas, et oleks päriselt sile. Kui me saame nagu need nii-öelda tolmukübeme mingid highspotid maha, siis saab juba vormi teha. Sest vormi ennast saab ka veel teha, ütleme, et kui jääb nagu mingi sükene, mida siin väga ei ole, aga kui jääb mingi madal koht, siis selle saab jällegi nagu vormi pealt maha lihvida ja selle uuesti poleerida. Siin värvidest tuli ka välja, sükke ma enam ei näegi isegi seda kohta. Siin kuskil mingi valguse käes näeb, et tegelikult on mingi üliväike low spot siin kuskil, aga enam ei olegi vist näha. Aga ma arvan, et üleüldiselt on suht sile, et peaks saama teha küll. Midagi sellist, see jääb. 2 korda lasin üle, täiesti nagu peegliks ei saa, võib-olla oleks pidanud 3000-sega natuke rohkem lihvima, aga selle vormi jaoks on see, ma arvan, piisavalt hea, et ma usun, et need väiksed mikro mingid jäljed seal isegi ei kandu võib-olla üle sinna vormi, et ilmselt nagunii selle vormi poleerib ka korra üle, et saab võib-olla seal peale paremaks, aga nüüd ma arvan, et ma tõmban kogu selle katuse üle ja siis peale seda hakkame siis plantse ehitama. No nii, sain selle pollitud siin enam-vähem. Nii heaks ilmselt, kui ma viitsin seda teha praegu, et ma natuke uurisin selle kohta, ilmselt oleks võinud kasutada natuke kangemat pastat selle jaoks ja võib-olla oleks vaja seda routeri poleerijat nii-öelda, et see justkui katib nagu rohkem, et saaks selle nii-öelda lihvimisjäljed välja. Aga ta praegu selles mõttes on ilus sile kõik, et ma arvan, et vormi saame teha ja siis hiljem lihtsalt poleerib vormi ära. Pööran nüüd katuse teistpidi ja hakkame siis äärtesse plantse ehitama, et vormil peab jääma natuke üle ääre nii-öelda. Selleks kasutame polüpropüleeni, siuke tahvel siin. Ja pööran nüüd katuse teistpidi ja liigutame selle siia töölaua juurde ja siis hakkame ehitama.
No nii nagu nägite, siis selle esimese lantsi sain kuidagi paika siia. Äärtiste keskelt on liimiga kinni, ma loodan, et ta nii palju hoiab, et ma saan hiljem pärast teistpidi keerata selle, siis võib-olla siit alt on natuke mingid vahed nagu näha, et võib-olla saab kuskile veits liimi juurde panna. Aga põhimõtteliselt ta peab ainult nii palju hoidma, et saaks selle vormimaterjali peale ära ja siis peale seda on täiesti savi, mis sellega saab, et nagunii tuleb küljest ära rebida. Aga ma arvan, et ma ehitan teised need ka valmis. Ma arvan, ma rohkem seda ei filmist, et see on tundub mõttetu mässamine, mida filmida. Et kui ma saan flantsid valmis, liimitud külge, siis mis on järgmine step, siis sealt hakkan filmima uuesti. No nii, sain eile siin need flantsid, sain valmis. Ja nüüd oleks vaja siis need liitekohad tõmmata siia kileteip peale ja siis siia äärtesse tuleb siukene kollane vaha. Ja see teip on siukene roheline. Et hakkame sellega pihta. Siin ääred lasin veel pöörasin selle teistpidi, siis lasin veel seda kuuma liimi sinna. Muidugi see kuum liim on siit äärtest natukene väljas. Ma arvan, et selle enamus katab selle vahaga ära ka. Aga see kuum liim nii-öelda ei tohiks sellele gel-code'ile nagu midagi teha, et ilmselt peaks sealt nagu reliisima nii-öelda. Nii et hakkame sellega pihta. No nii sain kõik need ääred üle tehtud selle vahaga. Põhimõtteliselt on ta valmis vormi võtmiseks, aga nüüd on üks asi see, et siin töökohas on hetkel liiga külm,
selle jaoks, et ideaalis ta tahaks saada 18 kuni 25 kraadi vahemikus. Siin praegu on mingi 13 sees, siin seda kütta ei ole mõtet nende gaasilampidega, sest et see seda ruumi üles ei soojenda. Nii et ma arvan, et kuskil ilmateate järgi nädala aja pärast läheb soojemaks. Mingi 15 kraadi võiks olla vähemalt, siis saab nagu ilmselt natuke pikema ootamamise ajaga hakkama. Et hetkel ma katan selle katuse paberiga kinni, et mingid olmeasjad siia peale ei läheks. Et ma siin hakkan mingi muid asju tegema. Selle tagatiivaga näiteks on vaja natuke tegeleda veel. Ja mingeid muid asju ka. Ühesõnaga mingi nädala pärast siis jätkame selle katusega. No nii, mõnda aega on mööda läinud siis sellest korrast, kui selle katusega viimati tegeleda sai. Ma isegi ei mäleta, mis see viimane klipp jäi. Ilmselt neid flantsi plaate sai ehitatud. Nüüd on niimoodi, et ma olen esimese kihi seda gel coat siia peale pannud. Ma unustasin eile kaamera koju. Aga esimene kiht on siin peal. Nii et täna paneme teise kihi peale ja siis läheb homme läheb siis esimene fiibrikiht peale. Vahepeal siin olen ühe vormi teinud prooviks. Siuke. Aga see läks, ütleme nii, et see läks perse. Kuna värv ei kivistunud nagu normaalselt ära, tahtsin teha sinna 46-le neid paagikatteid. Põhimõtteliselt siuksed katted. Kasutasin 2-komponentset auto mingit värvi, aga see värv ei olnud nagu ühesõnaga ära kivistunud normaalselt ja hakkas reageerima siis selle gel coat'iga. Tekkis siukene alligatoring on selle nimi nagu. Aga selle osa ma proovin ka uuesti. Nüüd proovin niimoodi, et 3D prinditud tükkidele panen peale epoksiidvaigu ja lihvin ära siledaks ja siis saab nagu otse uuesti vormi võtta, eks ei pea värvi kasutama, et epoksiid on kindlam selle asja jaoks. Ühesõnaga ma segan selle gel coat'i kokku ja siis hakkame seda peale pintseldama. Nii et kohe näete.
eile sai siis teine kiht seda gel coat'i peale. Täna läheb esimene kiht seda fiibrit, see on õhem 100 grammine, 100 grammi per square meter siis. Ja teen selle ikkagi 2 osas, et see 2 ruutmeetrit on suht suur nagu vorm. 1 ruutmeetri peale läheb 1 kuni 1,4 kilo seda vaiku ja korraga võiks segada maksimum 1,5 kilo. Nii et ma arvan, et ma teen 1200 kuldne kesktee enam-vähem sellele ja teen siis pool vormi ära, siis segan uue vaigu ja siis teen jälle pool. Et ühesõnaga tükid on lõigatud juba siin ja nüüd hakkan siis vaiku kokku segama ja siis saab peale pintseldada. See esimene fiibrikiht sai siis tehtud üleeile. Eile ma lõikasin järgmiseks kihiks materjali valmis ja tõmbasin need liitekoha, need ääred nagu ära, sest see paksem materjal tuleb suht mitu kihti. Oleks parem, kui ta läheb nagu ühtlaselt niimoodi üleminek. Ja see, mis siin praegu on, siis oli selline. Siit poolt alustasin, siin tuli suht palju süksid kohti, kus on veits süke resin rich nii-öelda. Mõni süke veits kuivem koht ka. Ja siin nurgas jäi kerge süke air pocket ka sisse tundub.
et see pool tuli natukene parem, siin mõni koht on ka siuke, kus on natuke palju, aga et tegin esimest korda üldse nii suurt vormi ja teist korda üldse elus mingit siukest fiiberasja teinud. Nii et ma arvan, et ma seda järgmist steppi ei filmi, sest et mul saab kindlasti jaku tühjaks selle ajaga, kui ma seda siin teen. Aga põhimõtteliselt on see protsess sama nagu see eelmine, lihtsalt materjali läheb rohkem ja see vaik on teistsugune. Ma arvan, et siis võib-olla ma teen siin lõpus mingi klipi, milline see välja näeb, või siis skipime kohe sinna, kui vorm on valmis nii-öelda demoldimiseks. No nii, eile siis sai see vorm valmis. Või noh, eile ühesõnaga sai selle fiibri peale, täna peaks ta nagu valmis olema. Siit nüüd oleks vaja need backing plate'id nagu ära võtta ja ääred ära trimmida. Ja siis oleks vaja ääred ära lõigata ja siis oleks vaja vorm teistpidi pöörata. Mehis peaks olema appi mulle seda pööramast, et see praegu ilmselt kaalub, ma ei tea, mingi 30-40 kilo võib-olla isegi. Ja siis saab selle katuse sealt välja võtta ja vaadata, kas see vorm tuli välja või mitte. Mul väga mingi high hopes ei ole selle peale, sest et ma ei tea, kuidas see värv seekord reageerib sellele. Et ma tegin küll selle katusele nagu väikse sükse testtüki. See värv nagu niimoodi mullitama ei hakanud nagu selle teise vormi peale, aga mingi reageerimine seal nagu oli, et see värv natuke nagu paisus, aga ma loodan, et see pind on nagu sile enam-vähem. Et saab kas või lihvida või poleerida seda. No nii, sai vormi ümber pööratud ja võtsin katuse välja juba. Mehis aitas selle ümber pöörata. See pind iseenesest jäi isegi enam-vähem. See värv nagu ei hakanudki väga reageerima siin. Mingid mõned kohad on, kus tõmbas selle värvi kaasa, aga ilmselt selle koha päästab ära. Siin mõni üksik koht oli, kus lõi tüki lahti, see on kõik parandatav. Aga see katuse probleem on ise see, ma ei tea, kas kaamerast on neid kohti näha, aga see on tegelikult on suht palju igast mingi mõlke sees ja ilmselt jäi ka need kohad, kus see katus siia toetas, on siuke kerge mõlk on sellest sees. Et ma arvan, et sellest, see on nagu nii esimene suur vorm, ma arvan, mingit premium tükki sellest ei saa, mingi tänavaautodele pigem ei soovitaks seda, kui keegi just väga ei taha, aga ma arvan, mingi driftikatele on see hea küll. Nii et nüüd järgmine step on, ma tõmban selle vormi cleaneriga nagu üle ja lihvin mingid teravad nurgad ja kohad maha, kus need flantsi ääred olid. Ja ilmselt tõmban selle kogu pinna ikkagi mingi 1000-sega üle ja jätabki selle vormi pinna üldse matiks, kuna siin on suht palju neid kohti näha ikkagi, mis tuli nii-öelda läbi selle katuse enda ka nagu siuke print through. Siin on mingi siuke koht, ma ei tea, kas seda kaamerast on näha, aga vähemalt on hea kogemus nüüd olemas. Ja ma loodan, et juba järgmised tükid tulevad palju paremini välja. Ma arvan, selle vormi remonti ma ei viitsi filmida. Ma pean nagunii ise hakkama siin katsetama, et see remondi osa on ka nagunii esimest korda, mis ma teen. Nii et järgmine kord, kui ma sellest juba õige tüki teen välja, siis ma seda filmin uuesti. Et seda infusionit ma olen juba ühe korra siin teinud
et ma ise arvan, et see vormi tegemine ongi üks kõige keerulisemaid osast, et saaks normaalse tüki üldse. Nii et näeme järgmine kord. Davai.